tere taas ja tere tulemas Kristo, sul on väike laps mugab. Soome. Oleme siis alustanud tagasiteed Austraaliasse. Millised emotsioonid sind siis valdavad? Natuke kurb, aga natuke rõõmu. Viimased päevad läksid liiga õiti kiiresti. Praegu Kristo paneb siin jälle mingid videod kokku. Täna, just enne tulekut, mis siis juhtus? Raido otsustas, et ta tahaks endale Marenit võtta naiseks. Aga ta tahtis üllatust teha mingis ägedas kohas, kus sõbrad ka sellest ettepanekust osa saaksid. Ja siis leidsimegi ühe koha reheküüni taga seina taustal. Panime väiksed dekoratsioonid. Õhupallid ja lilled ja puupakud. Ja lõppkokkuvõttes oli jumala äge. Põhimõtteliselt mitte millestki see oli. Hästi tore kihlumiskoht. Nüüd me paneme väikse videokese kokku, et kõik teised ka näeksid seda ilusat ja toredat sündmust ja et oleks nüüd ka meeldiv mälestus sellest. Mul on mega igav. Kristo teeb videot ja siis ta ei pööra mulle lihtsalt tähelepanu. Elise tahtis siin mediteerima hakata ja vaatasin, luges, kuidas mediteerimine käib. Aga siin ta on siis rahutu tukatriin. Asja ajamus. Me läheme kängurusid vaatama. Jah. Joome hommikukohvi, kuigi kell on mingi 5. Aga meie just natuke tagasi ärkasime. Ja nüüd teeme hommikust jalutuskäiku kängurude seltsis. Lähme siis. Cheers! Nii, nüüd on vaja siit kõik need asjad panna ruttu kokku, sest meil läheb mingi 2 tunni pärast läheb lennuk Melpsi. Ja siis hakkame autoga tagasi Pertsi. Nüüd oleme bussijaamas. Baba! Tada! 12 tundi hiljem. Jõudsime lõpuks kohale. Me siis peame siia kolima. Me oleme mega väsinud, sest et kell on praegu 2 päeval ja me oleme lihtsalt alates kella, ma ei teagi, mis kellast me trippinud oleme siia. Igastahes Perdi aja järgi läks meil 1:42 öösel lend. Melpsi jõudsime mingi 6 hommikul. Siis ootasime 2 tundi bussi, millega Separtoni sõita. Aga õnneks see buss sõitis otsa Kobramisse. Muidu oleks veel mingi 4 tundi odanud, et Paul meile järgi saaks tulla, sest mitte ühtegi bussi ei tulnud vahepeal. Hästi väsinud, aga und ei ole. Tšau, Paul! No nii, mis siin jälle toimub? Mingid bandiidid on majas meil. Nii. See on Pauli 3D printer ja sellega Paul teeb mulle Ehitab maja meile. sellist juppi on vaja siis. See on siis droonile kaitse, mis kaitseb seda gimbalit. Ja siit läks see väike kinnitus läks katki ja Pauli printer prindib mulle uue. Siuke jubi.
selle jaoks läks täpselt 2 tundi ja 10 minutit ja säästsime sellega $2. Elektriarve on ka mingi $5. Aga jah, selle jaoks on vaja ühte 3D printerit, mis maksab mingi 2 sotti ja Pauli on vaja. Jah. Ja valmis. Tähistame siis praegu Pauli tulevast sünnipäeva, mis leiab aset järgmisel nädalal. Mis kuupäev see ongi? 11. september. Kuna me siis Pauli ei näe enam, siis mõtlesime, et tähistame täna ära. Sünnipäeva pidu näeb siis välja selline, et mina pean telekat vaatama, bussi paugutamise taustal ja poisid on lihtsalt asjalikud. Kirjutan koodi. Puhu ära nüüd ja soovi. Puhud nii kõvasti, aga ei kustu ära. Paul on pakitud. Vaatame, mis meil siin kotis on. Hakkame jälle kolima. Läps. Seekord on niisugune lugu, et Paulil on vaja ka ära kolida siit majast. Paul on siin taga. Tuleb mingi kõvem kolimine. Ta on vaja kõik see jama autosse mahutada. Ja vaatame, kuidas Paul kolib. Paulil põhimõtteliselt kõik asjad koos juba. Kohverpakid. Olukord on siis praegu selline, et terve tuba on mingid asju täis. Mingi 2 tundi oleme kolinud ja pole mitte kuskile jõudnud. Nii. Kõigepealt oli see raadio, siis me mõtlesime müüme auto maha ja siis Paul pani selle originaalraadio tagasi, aga tuli siuke plaani muutus, et me ei müü praegu autot maha ja me sõidame selle autoga Perti, ehk siis me paneme selle raadio tagasi, sest tee peal ilmselt pole selle raadioga midagi teha, kuna seal ei ole levi, kuna me sõidame mingi kõrbest läbi põhimõtteliselt ja siis tuleb see panna tagasi. Aine? Jah. Mina seda teha ei oska, selle jaoks on mul õnneks Paul. Nüüd me lähme otsime koalad ülesse. Siin me oleme tavaliselt näinud hästi palju koalasid. Ükskord me nägime 8 koalat vist, et see kord, kui käisime. Siis filmime siin drooniga igast lahedaid asju. Väljas me nägime 2 koalat. 3. 5. Homme hommikul hakkame sõitma Perdi poole. Ja minä Näeme siis jälle järgmises videos, kui see tuleb kunagi. Tšau! See oli küll see siit lõppu. Mul pole seda energiat.